Valjala muinaslind või algselt pigem kogunemispaik oli olemas juba 5. või 6. sajandil. Küllap oli see ka juba siis seotud mõnisada meetrit eemale jääva jõega praeguses soos, mille kaudu pääses hõlpsasti merel. 8. ja 9. sajandil varaviikinga oli tolleaegne linnus siit 700 meetrit eemal. See oli väike, ringikujuline kividest ja puidust taraga. Millalgi viikinga ajal jäeti see aga maha. Uus kindlustis püstitagi juba siia, praeguse maalinna kohale. Selle 3 kontsentrilist ringvalli meenutasid samasuguseid linnuseid Rootsis, Öölandi saarel. Mine tea, kumb kummalt eeskuju on võtnud. Igal juhul tundub, et muinasaegsed saarlased suhtlesid Öölandi rahvaga ehk tihedamalt, kui seni arvatud. Hiilge ajal 12.–13. sajandil oli siin uhke kivilinnus, mille vallide alumine osa on senimaani alles. Kuid maalinna vallid sellisel kujul, nagu sa neid praegu näed, on 13. sajandist hilisemad. Valli välisküljele, varasema mullast jalane osa peale, on nimelt mingil ajal hiljem kuhjatud veel umbes meetripaksune savimullakiht. See on võetud siit samast maalinna jalamilt, kunagise välimise linna kohalt. Võib arvata, et välimine linn kasutas ära varem kui linnus. Sai ju Valjala linnusesse ikkagi põgeneda, kui vaenuväed maad rüüstasid ja 13. sajandi Saaremaal juhtus seda õige mitmel korral. Lõpuks jäeti linnus maha. Ju polnud seda lihtsalt enam vaja. Läksid veel mõned aastakümned ning kivivall hakkas tasailju varisema. Just umbes sellel ajal kuhjati aga viimane muldvall praeguste vallide välisküljele. Täiendavat muldvalli oli vaja selleks, et linnuse laele, laguneval kivimüüri kõrvale, oleks võimalik püstitada palkides kindlustis. Sama tehti ka välimise ringvalliga. Kuhjati vana kivitara peale mulda ning ehitati sellele palkides tara. Millal? Kõige tõenäolisemalt 14. sajandil. Võime oletada, et Valjala linnuse viimane kindlustamine oli seotud Jüriöö ülestõusuga. Kroonikate järgi ehitasid saarlased tugeva palkidest ringtara ning sinna sisse ära võitmatu palkidest kindluse. 1344. aastal õnnestus Saksa orduväel sellest välimisest ringtarast läbi murda ning tappa rohkesti seal olnud inimesi. Võitu selleks siiski saavutatud ning nad olid sunnitud tagasi tõmbuma. Keskne kindlus jäigi vallutamata, kuid orduvendadel õnnestus vangi võtta tarasid kaitsnud saarlaste kuningas Vesse. Kogu ülestõusu jooksul ei suudetud saarlasid tegelikult oluliselt kahjustada, mistõttu lõpuks mindi ikka kompromissile ja taastus eelnev olukord. Linnus tuli siiski maha lõhkuda. Kus see saarlaste linnus siis oli? Kirjelduse ja nüüd ka arheoloogia andmetel suure tõenäosusega just siinsamas Valjalas. Võib-olla seisad just samas kohas, kus ligi 700 aastat tagasi seisid linnuse kaitsjad, kes said ülalt kõrgelt valli pealt abitult pealt vaadata, kuidas vaenlased nende kuninga demonstratiivselt üles poosid.